Tervist, kallid vaatajad, me oleme kogunenud siia, et mälestada vara lahkunud piparkoogi Oskust. Ta oli meie kõikide südames, kuid täna läheb uksest välja. Aga ajad on muutunud ning Hans ja Anders on asunud päästma piparkoogi kultuuri Eestis ja eriti Viimsi gümnaasiumis ning seetõttu ongi meile antud tohutud head juhised. Aga ka meie oleme osa piparkoogi kultuuri oskamatust ühiskonnast ja me tegelikult ei oska piparkooke teha, kuid selleks me siin olemegi. Me peame taas avastama, mida vanad kirjad meile ütlesid. See siin retsept on ligi 2 päeva vana ja arheoloogid siiamaani üritavad mõista, mis seal kirjas on. Ka meie oleme siit välja lugenud, et kahjuks kogused ei ole täpselt veel dešifreeritud või krüpteerimata, kuid ma arvan, et me ekspert-kokad Hansuga saame sellega väga edukalt hakkama, sest et piparkoogist muid asju oleme me kokanud küll. Kui hull see ikka olla saab? Kui hull see ikka olla saab? Meil on 3 võimalust küsida enda arheoloogilt abi, kui meil on mingisugune küsimus seoses selle retseptiga. Nii et tuleb väga ettevaatlik olla, mida me küsime. Aga nüüd, ilma vähemasi jututa, ma arvan, et asume tööle. Meil on siin igasugused kausid ja pannid. Veel potte ja panne. Nii. Ja esimene asi siis on mõnus suur tükk võid. Ja kui ma olen täiesti aus, siis ma ei ole täpselt kindel, mida nad selle all mõtlevad. Seega mina panen terve selle võipaki siia sisse. Sest et ma tean umbes, et siia läheb päris palju võid. Aga kui sa tead, see on hästi? Ei no, siia ei lähe nagu nii palju võid ilmselt. Või kirjaks üks terve pakk? Ärme ei pane igat terve. Paneme 3/4 pakist. No siin on mõnus suur tükk võid. See on päris suur. See on tõesti mõnus suur tükk võid. No ma ei pitsid siia käsi ära. Vaatame. Nüüd panen nuga. Meil on nuga vaja. Ära hull. Kui suure tüki me paneme, Hans? Jätame, kas on see Selveri pakenda? Siin ei ole neid mõõtühikuid peal. Ei ole. Lahti Selver. Tõnd on nii palju. Paneme natuke vähem. See läheb aina väiksemaks. Nii, see on meie mõnus suur tükk võid. Hopsti. Umbes klaasitäis tumedad suhkrusirupid. Kui ma mäletan õigesti, siis üks klaas on umbes 350 milliliitrit. Ma võin sellega täiesti mööda panna, sest see on konkreetselt enam. Ei ole hullu, Hans, ma juba olen prepared, ma tõin meile klaasi köögist. Nii, palun. Meil on lapselõpp peale. Ei tohi lastele glükoosi sisse sülotada. Hopsti. Nüüd see näeb välja nagu karamell. See ongi karamell. Sest karamell on teatavasti suvatatud suhkur. Nii. Oi, see on küll halb. Nii, aga järgmisena on meil tunde järgi piparkoogi maitseainet ja kaneeli. Ma lihtsalt korraks küsin nagu vahel, et mis siis, kui need instruktsioonid ei ole nagu siit niimoodi loetavad või nad lihtsalt nagu suvaliselt? See ei oma tähtsust. Ma usun, et lõpuks tuleb ikka üks sama asi kokku. Ei no, ma saan aru, et nagu kõus läheb kõik sassi, aga enne hakkamine mis peaks nagu kõik ikkagi veel õigis järjekorras olema? Ei ole hullu, ma arvan, Hans. Ei ole hullu. Meil on siin piparkoogi maitseainet ja me peame seda panema tunde järgi. Ja kuna piparkoogid on siis piparkoogid ja ma arvan, et suurem osa piparkoogi tainas peaks olema piparkook, siis paneme hästi palju. Ma näitan sind sellega. See on hästi ettevaatlik olema. Panime ühes peaga. Oi, ei ole hullu. Koogis ikka juhtub. Nii, ma arvan, et see on nüüd meil piisavalt piparkoogi maitseainet, kuid oli kirjas ka kaneel. Meil on vaja ka ära. See on ikka kange gramm. Aga Hans, ma siin nalja pärast küsin, et ma ei näe siin pipart, et miks need piparkoogid on siis? Kas need hea oli? Jah, paned see meil siis.
Kas meil visplit on? Ma igaks juhuks küsin. Meil on korralik lusikas, korralik Eesti lusikas. Korralik Eesti lusikas, see aitab. Läheb küpsetusporti, kus paneme juurde. Tänud. Ja ka tainas peab kerkima mees. See ei näe tainas välja. Sest et siin ei ole jahu, Hans. Ma saan aru, aga kuhu me selle kerkima paneme? Meil on nüüd hapukoort päev on. On tõesti. Mina alati raputan sellepärast, mulle ei meeldi see hapukoore maht seal. Ja mulle ka. Vaata, et see sinna sisse läheks. Peaaegu. Suur tõrts hapukoort. No ma arvan, et siuke suur töötus on ikka pool pakki. Või noh, okei, võib-olla päris nii palju, ma ei vaata, see on hüdrofoobne. Peab õppima. Mis sa arvad, kas see on korralik törts olnud? Paar munakallast. Jah. Mul ema oskab kokata. Seega see on päris piinlik, mis ma siin teen. Ei ole hullu. Minu ema oskab kokata. Hopsti. Kui seal on paar munakallast, siis muna on. Paneme, paar on ikka 2 vist, jah? No see on jah, see on kõige sihikindlam hetkel instruktsioonidest. Sutt soola. Nii. Siin peab olema sutt soola, siin õpetatud taas peab olema sutt soola. Mul on siuke tunne, et meil ei ole soola praegu, aga sool, aitäh kaameramees. Ma loodan, et see ei ole suhkur. See tundub nagu suhkrudoos. See ei tule lahti. See on sool. Väga hea. Sutt soola. Ei, nagu see on päris palju, pane ikka rohkem. See on kõik. Nüüd hakkame vispledama. Aga meil jäi küpsetuspulber vahele, Hans. Aga pole mingit probleemi. Meil on Santa Maria küpsetuspulber. Siis... Äkki ma oleks pidanud selle või nagu oh my god. Kas see on veidi? See on veidi. Mees. Ma oleks imestanud, kui me ellu jääme peale siin. Kas meil potti panni on? Ei, ma mõtlen nagu, kas keegi tõi? Ohoo, me leidsime potti. Vot silma. Nii. Mees. Vaata seda. Kas see on ikka puhas pott? Piisavalt puhas. Hopsti. Ma arvan, et kui Hans tegeleb seal meie toredate piparkookidega, võib mingil määral juba alustada tööd glasuuri peal. Ja... Oi. Kuna meil on munavalg juba siin gaasis ilusti olemas. Meil ju? Jah. Ja siis meil on vaja väga palju tuksukrut lihtsalt. Nüüd see peab natukene jahtama. Lõgume selle klaaskausi ära. Vaata glasuuri. Kus viga laita, seal tule ja aita. Ma pean tunnistama, see glasuur meenutab mulle midagi muud. Aga selleks, et seda parandada, paneme lihtsalt tuksukrut juurde, ma arvan. See teeb äkki valgemaks. Võimalik. Ma vaatan, et arheoloog naerab, me vist teeme midagi hästi valesti. Ma tohutult kahtlen selles. Ta naerab sellepärast, et me teeme midagi. Kes meist on praegu koka rollis? Meie.
mitte tema. meie. aga Hans, kas see on juba kuum? Jah. Peaaegu. Ei, see on soe. See pole nagu nii. Ei, sellega ei juhtu midagi, kallame siia maga. Hans pool. Ei julge. Kuid nüüd tuleb see kõige tähtsam osa. Ma arvan, et isiklikult siin on öeldud nisujahu nii palju, et aina saaks vormita. Ja see tähendab seda, et seda tuleb olla nii palju, et seda saaks vormida. Nii. Pane rahulikult. Looma on nüüd segada vaikselt. Segamine on hästi põnev tegevus, vaata. Mul on teine lusikas ka kuskil, aga enam ei ole. Kus üks mees, kaks meest saab kiiremini. Oi, see näeb välja juba nagu minu ema tainas. Hans, ei. See su ema. Kusjuures Hans, see on täpselt õige kogus, mul on siuke tunne. Võimalik. Aga võib-olla isegi natuke rohkem. Ma pean tunnistama, mul ei olnud alguses meisse usku. Mul ka mitte, mul oli küll usku meisse. Aga nüüd ma vaatan. Valetasin, kui ma ütlesin, et me oleme kokad. Me oleme kõigest Viimsi gümnaasiumi õpilased. Jah. Äkki me küsime teise küsimuse, kas see on nagu piisavalt vormitav? Mis sa teed sellega? Mees. Oota, aga kas siis küsime, kas see on nagu piisavalt? Tead... Kas see üldse meenutab midagi, mis peaks nagu kahju minema? Tead, piparkogi tann on alati enda maitse, ma arvan. Ja mina olen küll Kuidas sa hindad? Väga kaneeline. Aga muidu on päris hea. Ja, väga kaneeline. Peaks ära mainida, kõike proovida. Kui kaaskokana. Aga maitseb nagu piparkokk. Maitseb nagu piparkokk, jah. Võib-olla selline nagu odavam, selline krossipaev. Ei, see ei oma tähtsus. Krossipaev piparkokk on samuti piparkokk ja me ei tohiks kindlasti diskrimineerida mitte ühtegi piparkokki siin maailmas, olenemata nende suurusest. Piparkoki diskrimineerimine on halb. Õigused piparkokile, võrdõigused. Võrdõiguslikud piparkokid Viimsi gümnaasiumis. Nii, aga nüüd me paneme kiirelt meie taimna külgappi. Et see saaks kas või natukenegi seista. Nüüd koristada. Wow, mul on pusa seljas ja meil on laud puhas. Küll see võtab on ikka tore. Aitäh. Aga nüüd ma arvan, et on aeg hakata päriselt kokkama. Kuidas me siiamaani oleme teinud? Seda otsustavad latajad. Meil on vaja tainased. Nagu varasemalt mainitud, nüüd on tainas umbes 30 minutit seisnud ja nüüd ta peaks olema perfektne. Seal läheks midagi nõustama. Aga... Kuule, see on päris hea tainas isegi, peetakse. Minu arust, ma olen mäletan, poe need tainad on sellised nagu korralikud klotsid. No, neil on halvad tainad. Jah, meil on parem. Neil on parem. No, vaadake seda nüüd. Bravo. Tuleb see tainast kuidagi välja saada. Meile. Mulle näitab küll nagu ikkagi sellist välja, et Hoopist. siis ma olen nüüd jamane. Seda ülejäänud ei taha.
võiks küll võtta tegelikult jah. See on toidu raiskamine. Meie koolis just viidi läbi toidu raiskamise uuring. Tuli välja, et me raiskame toitu. Aga meil ei ole nii hull kui Ameerikas. Ameerikas pidi olema väidetavalt veel hull. Niimoodi jääb reisi viites. On see. Võime koos. Okei. Siis nii koos teeme. No iseenesest ju näitab küll nagu. Võtab töis asi. No mis sa arvad? Ma arvan, et see on päris hea. Sa jätsid mu näpu maha. Ei ole hullu. Kui ma täiks terveks. Näpp ei ole söödav, selles on kohe. Noh, kuidas kellelegi. Meil on nüüd piparkoogi vormavad. Nii, meil on nüüd siuke päris hea tainas. Teeme korraliku kuuse siia keskele. Ei, me päris keskele ostame ikka äärest päeval. Või no tegelikult. Sa oled see, kelle õpetaja õpetas, et seal viiku äärest tuleb alustada teksti või? Minul õpetaja ikkagi õpetas, et alustad sealt, kust sõna tahab. Kui sõna tahab alustada keset lehte, siis alustada oma juttu sealt. Oota, ma korra põikan vahel ideega, et äkki peaks panema selle ahju suhu. See on väga hea mõte. Sest ahi ka soeneb. Aga nüüd on probleem, et kui soojaks me panema peame. No kas kraad jääb 200 ja 150 vahemikku? Jaa. Oh, näed, 175. Keskmine see on. Nii. Nii. Aga nüüd on aeg hakata piparkooke siis nagu välja lõikama. Neid tuleb nagu logistama. Ega sa vanama juures oled piparkook ikka teinud ju. Või. Seda võib juba pallida vast. Ja. Mis asi see on? See on see chest plate ja diamond chest plate. Ei, see on piparkook chest plate. Mis sa meile meist oled? Chest plate. See on kinda sust nagu. Ja see on ikka päris imposter käitumine selles suhtes selle kuradi tainaga siin. Vaata, et sullub selle või? Jumal. Piinlik elavad. Muidugi on. Nii, üks maab veel tegelikult. Ahi on ka mennud ilusti suhe. On tõesti? Jah, nii või hästi. Tee vähe veel, siis lükkame taina kokku ja selle saame sisse panna. Aga nüüd on küsimus. Pingviinid on mulle mikrofon. Kaua me seda piparkooki sees hoiame? Ma arvan, et siuke krõbe on. Ma arvan, et me peaksime vist küsima. No ma ei tea, no. Äkki peaks glasuuri kohta küsima. See glasuur on ammu aiad, aga ma ütlen sulle nii palju. No tegelikult jah, piparkoogid on ilma glasuurita ka head, aga kui ei ole piparkooke, siis ei saa glasuuri ka panna piparkookidele. No, mõtleme loogiliselt. See peaks jääma kuskil 7-8 minuti juurde. Jah. Proovime 7-8 minutit. Võtan tal tainer välja, ma ei usu ka neid ahjukälli. Need on minu aastaga. Jah. 13.45. Jäänud on. Võtame välja umbes siin. Läks sisse. Okei. No. Aeg oodata. Lükkame taina kokku. Lükkame jah. Saame veel natukene. Sind küll. No, issand.
Mustafa. See näeb väga ilus välja. Ma tean, aitäh. Selle näitaja kindlasti piinlikult. Kuidas ma tean? Vedelad. Sest need on küll pruunid, aga need on ka... Äkki need on liiga paksud? Nätsked. See on see sõna, mida ma enne otsisin. Piparkokk on piparkokk, ei. Minu arvates palja näpu. Ise sa ütlesid ära palja näpuga katsu, need hakkavad kuradi ikka katsu. See on eriti tume ju. Ei ole hullu. Kingitud hobuse suve vaadata. Need iganes ei taha. Paneme need piparkoogid siia. Mitte veel, ma las nad jahtu võrrata, ma arvan. Äkki lähevad siis kumma? Ei, aga nagu ma paneks selle imposteri käsisse. Tõsi, jah. Ja esimene piparkokk läheb sisse. Nad kasvavad üles nii kiiresti. Aga ma arvan, et on aeg proovida näiteks tigu ära. Tigu, Anders. Hans, tule proovi piparkokki. Kas on juba jah? Jah. No siis tuleb ära proovida küll. On ju põhist sitke küll, ega nagu ta nätske ei ole. Ei olnud hea. Aga... Noh. Jah. Ei no. Piparkokk on piparkokk ja nüüd jah. Suhkurt võib-olla puudub. On küll, jah. Ma arvan, et meil siis piisab palju seda. Kas me üldse pidime suhkrut panema? Meil oli see suhkur. Suhkrusiirup oli, jah. See on tõsi. See suhkrusiirup me panime ikka korraliku portsusi. Selle võime panna piparnoole ukse peale näiteks. See läheb pahaks. Ei lähe. Minul on kusjuures kodus piparkokk kapis, mis on aastast 2010. Palun enam söö seda. See on Eesti kroon. 1 kroon piparkoogi kujul. Ja lisaks sellele on mul ka veel piparkoogi maja, mis on aastast 2014. Aga ma ei sööks seda. Ma ei soovitaks seda süüa. Mõistlik oleks. Ma arvan, et teeme väikse pausi. 15 minutit hiljem. See glasuur kivistub. Aga nüüd on midagi tähtsamat kui glasuur meie elus. Elu pole ainult suhkur, elu on ka piparkokk. Ja piparkokk on valminud. Ja mis on parem kui tavaline piparkokk? Suur Among Us piparkokk. Hans, seda sa pead nägema.
saada. Nüüd sain ma 2 piparkoogi ja nii, Hans, vaata. see on imeline. See on imeline. Ja mul on siuke imelik tunne, et me kontrollisime enda piparkooki enne nagu valesti. Et nagu ma arvan, et me ei tohiks pehmesust nagu katsuda. Et tähtsam on just see, kui pruun see on. Et jõuluvana ütled mulle. Jõuluvana ütled paljuid asju. Aga tea, mis võib teha? Rääkides jõuluvanast, meil oli üks tempel. Seal. Santa Claus. Selle võiks palju mitata. No ei, natuke ei tule. Tea, mis sa võid teha? Sa võid glasuuriga selle joonistada ja ma... Selle pai sa võid teha. Ja. Ja sa võid detaile nii. Ma arvan, et nüüd on juba piisavalt jahtunud, et me võime seda siia laua peale juurde tõsta. Oi. Vaata vist. Oi. No vot. Aga nüüd meil on ka siin glasuuri vahendid. Ja kas siis... Pann natuke. Oot. Võtsi mann ära. Nüüd tuleb panni lõpus mitte. Ma arvan, et ohju ikka välja lülitada nüüd. Ei, ahjatame sisse, siis on... Edu sisse või? Jah, vaata, hästi tähtis on inimestel see, et nad on... Nad kardavad ahja. Ei, et nad saavad kohe nagu toitu hakata tegema ja õpetajatel on hommikul kõik väga tühi. Seega palju mõistlikum on ahi jätta juba paar päeva enne sisse. Et kui nad esmaspäeval tagasi tulevad, siis on ahi mõnus soe, võib-olla isegi tuba mõnus soe ja kohe kindlasti olete midagi maha põlenud. Ja meil on siin tulekustuti. Täpselt, tulekustutit. Minu teada see on see uus Tesla tulekustutis ja see autopiloodiga, et automaatselt, kui ta tunneb selle tuleallika ära, siis ta lihtsalt hakkab purskama ja prünkama ja kõike muud sellist. Ja muidugi meil on riigi kinnisvara, meil on kõige parem turvasüsteem seega. Kui meil tuleb tulekahju, siis me saame Pirita TikToki. Mul tuli hea mõte. Paneme tulekustuti jahju, nii et kui nagu see läheb põlema, siis see kustutab lihtsalt, läheb nagu plahvatab ja kustutab ka kõik ära. Köögilauad, aga kõige targemad ideed tulevadki maailmas. Täpselt nii. Vahepeal tegi Andres ka glasuuri, aga lihtsalt teadmiseks, see tuli ikka sama halb kui enne. Tere! Meil on siin siis suur valik piparkooke näiteks. Näiteks see. Siis part. Jaa, kindlasti on part, jaa. Kas ma julgen? Ma ei julge. Ei julge? No kui ei julge, siis pole vaja, aga ma garanteerin, et see on tervisele ohutu. Võib-olla mitte maitsemeetele. Vähem tundub, et see on piparkook, aga pigem pipar ja mitte väga nagu piparkook. Ei no, vahest juhtub, vahest ei lähe nii hästi. Kas kaus see on? Aga mis juhtus? Mis see on? See on väga sõs.
mina nõustun tõesti Mätiga, et see on tohutult sass. Peab natuke tööd. Vajab natuke tööd tõesti, aga ma usun, et järgmine kord tulevad need piparjuhid vähemalt 3 korda paremad. Kui mitte 4. käes ongi video lõpp. Nii, ja Hans on meiega taas kord liitunud, aga nüüd me sooviksime tänada meie kallist arheoloogi, kokka, kes mõtles välja meile selle retsepti või no leidis meile selle retsepti, tähendab maalt arheoloogina. Ja me sooviksime ta siia kutsuda, et meie eksperimenti natuke hinnata. Pealtnäha ei läinud täiesti metsa. Kuidas sa tehniliselt poolt vaatad, kas mida oleks paremini saab teha? Võib-olla ahjus oleks võinud vähem küpsetada. Kui palju õige aeg umbes oleks? No esiteks te panite 175 kraadi, no see on okei, aga oleks võinud olla kõrgem temperatuur ja mingi 10 minutit. Mitte 15 minutit. Kusjuures neid me lasime isegi 20 minutit. Seda on näha. Ja see siin oli umbes siuke 10. See oleks võinud olla 20. No pole hullu. Tegijal juhtub, nagu öeldakse. Me elame, me õpime. Aga kas Tainas iseenesest oli kohutav või mis seal valesti läks? See oli üsna okei isegi. Võib-olla oleks isegi paksem võid olla. Ja glasuur? See oli vedel. Ehk siis oleks pidanud veel rohkem suhkrut panema. Jaa. Pakk on varsti tühi. Ehk siis 2 muna ja terve pakk tuhksuhkrut tuleb panna. Retseptis oli munavalge, mitte munavalge. Me oleks vähe munavalged ära viskanud. Vot, okei, meie viga. Nii hullu. Nagu see kõik siin. Ja ma arvan, et sellega siis võime lõpetada meie tohutult luhusa kui katastroofilise eksperimendi. Tänud siis kaamerameestele, tänud Luisale ja ka Mätile, kes lasi meil siin koolis seda ilusti filmida. Ja tänud meile, et me oleme nii head kokad ja et me ei põletanud kooli maha. Ja head aega! Head aega!